No tere jälle siis, räägime juttu natukene, millest me räägime? Me räägime, mis päev täna on. Neljapäev, täna on neljapäev. Õues paika paistab, päike paistab, ei oska rääkida ka. Ilus ilm, kõik on hea, peaaegu. Millest me räägime? Räägime mootorratastest või? Jah, räägime sellest, mis sellega toimub. Sellega toimub see, et ma sain oma tööriista kätte, ülihea asi, näitame tööriista ka. Taanil uus ratas pidi ostma, sest trennipoiss. Aba. Nii, kus mu tööriist on? Siin. Siukene tööriist. JPM oma. Siit alt keerad selle vastu, siis ta keerab laiali end ja saab keermist ja püüab nendesse vahedesse siis kinni mustuse või õigemini metalli, alumiiniumi. Ja täitsa hästi töötas. Sain tehtud ja super. Lasin õli ka peale, et veel paremini kleepuks. Nii et sellega on hästi. See läks sisse ära. Alguses, ta ei ole ideaalne, ma ütlesin ka kliendile, et ega algus on siuke, nagu juba kommenteeriti ka, et võib-olla üldse ei aitagi. Aga alguse jäi liiga, alguses ei olnud enam nii palju seda keeret seal, et ta alguse pool on lõdva, aga lõppu läks täiesti ilusti vastu, kannatas Newtoniga kinni keerata. Kõik on hea. See sai hea, läks ratas tööle, ideaalne. Kohe proovisõit läks nii, et sõitsin mäest alla. Mul on siin esimene ots on see, kus siuke kerge lohk, mitte midagi hullu. Ja ma ei saanud peaaegu siit ülesegi. Siis see ei käinud üldse mitte kuskile. Siis timmisin selle tühikäigu veel paika siin pöörded, või segukruviga. Need sai käima, et koha peal käinud väga hästi. Ja siis ülirõvedat häält teeb, ta on mingi või selle AliExpressi pütiga siuke mullitaja või siuke imelik hääl on nagu. Siis, mis ma veel avastasin? Siin on see koonusfilter on ju, selle ma teipisin nüüd kinni ja kõik asjad. Et see saab liiga palju õhku peale juba ja siis siin on air cut-off, kuidas see cut-off valve siis, ehk siis ta lõikab õhu ära, mina ei tea, kuidas seda õigesti öeldakse, igatahes mingi süsteem, on ju, siin on lahtine ots all, kus saab ainult õhku peale, proovisin koha peal, panin näpu ette, täiesti teistmoodi käis juba mootorratas, teipisin selle kinni, siis läksin tiirule, sõitsin mäest ja ratas tuli isegi ise mäest üles seekord, oh my god, mida Mobla teeb, mul on vaja uut Mobla varsti, kunagi, siis kui raha hästi palju on, siis kui miljonär olen oma uues töökohas. Siis töötas juba palju paremini, sain mäest üles, kõik idekas, super hea, aga ikka puterdas kergelt ja siis hakkasin õhufiltriga jamama, teipisin selle kinni, läksin sõitma juba jälle natuke parem, panin kinda veel ette, veel parem, aga mitte idekas. Aga täitsa juba sõidab, selles mõttes, et mäest isegi üles saab mingid probleemi sellega polnud. Ma julgesin täiesti alla sõita sealt kõige järsemast mäest. Mäe alt kohe tuli ülesse, mitte mingit probleemi olnud. Küsisin kliendilt, sul originaal, seda on, anna mulle originaal, õhufiltri kopsik, tõi selle, aga ei andnud mulle kaasa seda katet siia. Et praegu täna vist toob mingi aeg, ma praegu saan põhimõtteliselt selle kinniga teipida, kui vaja on. Ja siis see läheb nüüd sinna, mis lahti on, ja siis siin on karterituulutus, isegi klamber otsa jäetud, aitäh, saab tagasi panna, et karterituulutus läheb siia siis, ja siis saab õhu äkki korda, ja saab pilli normaalselt käima, ja selle mine visata, kuigi raha on ka enne filter ostetud, ega need odavad pole. Aga mõttetu. Ma peaks hakkama siin tüüse tellima ja siis tüüse vahetama seal suureks panema ja see võtab kõik aega. Ma arvan, et sellel rattel ei ole seda mõtet teha. Et siin ongi, ma arvan, tuunitud, tahetud teha, et ta üliräigelt edasi käiks, aga ei ole mõtet. Et las olla hea ja sõitev ratas. Sellega on praegu siis korras, siis täna jõudsid amordid sellele XT-le. Amordid tulid, mis on õlised veits, uus see veovõll, täiesti sirge, professionaalselt testitud sirge laua peal, veeres nagu unistus, ei hüpanud midagi ja pidur,
liiga vana, et liikuda põlvili või kükitades. Ja ossar, ma ei tea, siukest püüdmist küll ei ole kunagi tehtud. Ja uus support siis, et siin on, see on täiesti ikkagi erinev. Ta käib küll nii pidi, aga suuruse vahe on juba siin, pildil ei saa aru videos, sest mul on see juba ligemal. Aga jah, siis tagantpoolt ei ole see nii lai ja ta läheb mööda siis sellest krossika väljast. Veeldest, teate küll, mis ma räägin. Suudan normaalselt rääkida, aga ütleme siis kodaratest, mis ongi õige sõna, tuli meelde. Ja mul on küsimus ka, siin on neid mootorrutta vendi veel, kes remondivad värki. Kui palju on lubatud, et supportil mängu on nende liugurite peal? Et ilmselgelt nii palju vist ei ole, videos aru ei saa, aga see, võib-olla isegi saab aru. See on vist natuke palju juba. On ju, aga teiselt pool on ka kerge mäng. See oleneb jälle vist rattast. Siin ei ole näha. See liigub tunduvalt vähem. Näiteks Yamahal, sellel Bulldogil, siin ei ole mitte mingit mängu, et ta on nagu täiesti, ta ei ole vist, kas ta on, see ei ole ju rullikute peal, jah, ta ei olegi slaiderite peal ju, või nende peal, et siin ongi erinevus, et eks rullikud, nad ei ole ju nii täpselt seal sees, et kerge siuke mäng on täiesti okei. Ma eeldan ja siin on jälle see samamoodi, kui nad on ikkagi tiftide peal, siis ta midagi mängib ja nüüd ongi siuke huvitav probleem, et see Honda CBR, mis töös käis mul F2, mille ma amorti tegin ja esipidurit pidin seal vaatama. Sinna ta tellis uue liuguri, uue selle piduri raami, suppordi raami ja ühe selle tihendi, mis tal puud oli. Ja uus raam on kinnituskohad, mis lähevad siis amordi külge. Need on, üks on 0,9 milli kõrgem, ehk see on päris räige erinevus, kui võtta niimoodi, et 1 millimeeter on tegelikult rämedalt palju, kuna seal piduri sellel nagu nii väga ruumi ei ole. Ja siis ta ei lähegi, ta pani selle külge endale ise ja ütles, pidur on peal. Ma läksin sinna, vaatasin, pidurid kõik nagu surusin klotsid eemale, mõnel poolt ratas ei liigu ikka. Ja siis vaatasin, uus raam on vastu piduriketast, et ta ei saagi liikuda. Ja ma ei tea, see on jumal imelik. Mõlemad need, mis kinnituvad mordi külge, on üks oli 0,9 milli, teine oli mingi 0,5 või 0,6 äkki midagi sellist millimeetrit. Et päris palju ja seda ei saagi sinna vahele. Et ainuke võimalus, kas ma nüüd lihvin maha ja palvetan, et ma saaks enam-vähem sirgeks selle. Ja siis on hea. Või ma ei tea. Aga nüüd ma panin uue tiftiga või selle liuguriga panime vana selle tagasi. Ma käisin tal garaažis, panime vana suppordi raami tagasi ja see oli palju jäigem kohe. Aga kerge mäng on mõlemas. Minu meelest on suhteliselt sarnane. Tema ütles, et natuke selles uues on ikkagi, või selles teises pool on rohkem mängu, kus vana raam läks. Aga ma ei tea, mingi mäng seal ju peab olema, ta ei saagi nagu nii täpselt olla liugurite peal. Jah. Sest et ta nagu nii peab sisse veel liikuma, kui ta täiesti tuugalt oleks, siis ta väga hästi liiguks. Ja need on kuivad ka praegu, et kui ma juba sinna silikoni sisse panen, tal ei olnud seal silikoni, siis läheks ju veel tihkemaks värk. Vaat, siuke jutt, kes ütleb, mingi mäng peab olema ju, ei saa ju olla lihtsalt täiesti jäigalt. Pidurit vajutad, siis on jah, siis ta jääb täiesti ju kinni, sest siis ta surub end. Aga niisama vabalt olles on mingi mäng, ma arvan täiesti okei. Siuke kerge mäng, ei ole probleemi. Vot, aga jah, vaatab. Eks ma võtan ta töösse, ütlesin, et me panime praegu, ma paningi tema pool, panin vana raami tagasi, nüüd ta saab sõita sellega, et sõidab minu juurde mingi hetk ja siis ma vaatan üle. Aga tal kiiret pole, ta sõidab ise praegu Goldwingiga ringi. Et vaatame. Üks jutt veel. Suzukile ju porsti uus mootor. See on küll ilma starterit, aga ma saan ülevalt otsast jupid, mida mul vaja. Sellel on odav mootor osta, kui need jupid uuenda tellida. Ja need jupid olid tal korras, nookurid ja
see nukka võib-olla mul vaja polnudki ainult neid nookureid. Olid nookurid, jah? Rocker-armid. Keegi ütles, mul läheb alati meelest ära, ma olen vana, ma ei mäleta enam. Davai! Ma hakkan tööle, ma hakkan sellele amorte ette panema, vaatan, kas sobivad, et 100% kõik oleks kindel, et klient saab öelda talle, et jah, hea töö tegid, saatsid õiged jupid rattale ja siis teen seda singi, panen selle külge õhufiltri kopsiku ja paneme selle ka normaalselt tööle. Siis saab selle äkki tagasi anda millalgi. Ja mis veel? Honda! Juttu nii palju. See, kellel see BMW C1 on, sellel vahetama ainult ketti ära. Ma vist juba mingis osas rääkisin, et selle teeb ka siin üks päev ära nüüd. Seda ma ei filmi, et ta tulebki rattaga siia, siis ma vahetan tal ruttu ära. Ta tahab ainult keti vahetust, nii et puurin needi lahti, uus kett neediga külge, siis tõmbame niimoodi korraga. Vana keti ära, aga uus juba jookseb peale. Ideaalne ja siis needime kokku ja nägemist. Vot, davai, mul pilt räigelt väriseb siin ja ma lähen tööle, tšau. Nii laupäev juba ootamatult kätte jõudnud, teeme siis selle viimase filmimise ka siin ära, ennem kui see osa välja tuleb. Ega mul midagi väga rääkida polegi. Siin sai XD kokku pandud, nii palju kui sai. Jah, ega siin rohkem olegi. Esiots on koos, rattad all, kõik asjad on sellega ja natuke said tuunitud siin, või mitte tuunitud, vaid siin oli nipparitega pandud, ma kasutasin ülivinget mingi plastiku remontimise asja, AliExpressi special, see, mis sulatab põhimõtteliselt see neid külge, metalli mingid asju. Jumal hästi hoiab, ei ole lahti tulnud ja praegu on see kumm ka siin, sest siit seest poolt on katki läinud varasemalt, juba see on kukkunud, siin on siis ühe kinnituse katki löönud seest ja praegu hoiab lihtsalt see kumm kinni, et ei läheks paigast ära. Siin oligi, ennem oli selle kummiga kinni ja siis oli veel kuskil mingi selline asi oli ka, ma ei tea, mille jaoks see oli pandud. See oli ka põhimõtteliselt ennem siia ümber pandud, et kas ta siis hoiab seda kinni või ma ei tea, miks. Aga praegu on hea. Siis jah, siia lähevad kätekaitsmed või mitte kaitsmed, vaid need hoidjad tagumisele sõitjale ülevaatuse ajaks on vaja panna. Üks keere oli loomulikult pekki keeratud, siis sai see üle kermestatud ja ega rohkem ei olegi. Põhimõtteliselt on õli vaja vahetada. Ma avastasin, et siin on, ma tean, et raami sees on ka õlisid, aga ma pole kunagi näinud. Siin on siis raami sees, siit paned õli sisse, siis ta voolab siit kuskilt ülevalt, siit lased ühe koha välja, teine väljalaske kohta mootori küljes ja siis vist siit tuleb ka veel õli välja, õlifiltri oma, et jah, siuke huvitav. Algu läheb 1,9 liitrit sisse, siis paned tööle, annad paar korda peale ja siis paned ülejäänud 0,7 liitrit ja siis siit õhutad, teed lahti nipli, paned tööle, kui minuti aja jooksul sealt välja hakka voolama, siis on mootor kotis. Nii jõul tegelikult ei ole, lihtsalt on vaja vaadata, et õli hakkab tulema, kui ei tule, siis mootor kinni vaadata, mis viga on. Loodame, et seda probleemi ei ole, et kõik asjad seal sees töötavad. Vot, see teema. Siia on veel vaja saada ketikaitse. Eestis mulle pakuti, aga ma kardan, et ikkagi saatmine tuleb nii kallis, et mul on kergem uus tellida. Ma pole leidnud kuskil kasutatud, tellin selle uue ja siis siia tule plastikule ka väikse selle numbri tule plasti alla, et ühe korraga tellin kõik need originaaljupid ära ja siis on korras sellega ja rohkem ülegi, siis ma lähen ülevaatusele sellega vist põhimõtteliselt võiks korras olla. Ketiammakad on vaja tellida, ma ei teadnud kumba rattaid alla tahab jätta, kas kui ma ülevaatusel ära käin, kas ta tahab saada X-i rattad või jätta R-i omad, ma pean tal küsima, selleks ma ei ole ketiammakaid veel vahetanud siin. Ja esiamordid lekivad. Seda ma võib-olla rääkisin, võib-olla rääkinud. Ma ei tea, kas ma üldse näitasin neid amorte. Igatahes, need olid niisked. Aga ma puhastasin ära. Praegu on täiesti niisked. No neeldagi ülevaatusele ei lähe. Super. Et ma siin pumpasin nüüd välja paar korda ja see on siis vaja lahti uuesti võtta. Aga mul oli nagu nii vaja proovimetes kõik kokku panna, et üldse kõik töötaks. Bolt ei saanud kaasa. Õnneks mul oli täpselt poldid olemas, mis on täpse pikkusega. Et sellega on korras, siis on vaja ära vahetada õli. Ja mis veel? Küsida, mis rattad alla lähevad.
et noh, see ongi natuke loll, ma loodan, et ta jätab need rattad, siis muidu teeme siin amordihooldus ära, sest ma ei saa ülevaatusel läbi sihukeste amortidega. Ja siis lähevad teised amordid äkki külge. Vaatame. Ja kett, mis meil siin veel on? Õli ja õlifilter, selle teeme siis, kui läheb üks päev välja sellega. Ja tagumist jala tuge on vaja. Sellele on uusi neid laagreid või. Aga jah, jalatugi, siin on tükk küljest tulnud, pole midagi, siin pole jalatugegi. Teisel pool on, võiks ju keevitada, aga noh, minu meelest saab selle terve koronsa odavalt, kui minu töö ja aeg siia väärt oleks, pluss jalatugi uus tellida. Et jah, siia tõi ta täna mulle selle, see teine tüüp nüüd siis tõi õhufiltri kaane ka ära, eelmine kord jättis kaane maha, tõi ainult filtri kopsiku, siis ma proovisin teibiga kinni katta selle, aga sai liiga palju lisaõhku, lasin breiki peale ja kohe hakkas kõvemini käima, pöörd tõmbas ülesse. Et nüüd vaatab üks päev seda ka, ma siin täna ei viitsi enam õhtul ja homme võib-olla pühapäeval ka ei tee. Las inimesed puhkavad siin. Ja ega rohkem ei ole mitte midagi huvitavat. Jah. Põhimõtteliselt nii on, kuidas elu käib ja korras. Lühike osa tuleb seekord, lõpuks saab natuke lühem osa ka teha. Sest mul ei tule meelde, kindlasti ma olen midagi huvitavat teinud siin nädala jooksul, aga mul mälu on nagu ta on juba ja ma ei mäleta. Danieli see uus ratas ostetud, seda kindlasti rääkisin. Talle käisime Eile sai ta siis endale särgi kätte, püksid olid lühikesed, need võistluspüksid või mitte võistlus või trenni riided siis või ma ei teagi, no igatahes jah, seal no mingi kombe siis või jalgrattasõidu kombe siis niimoodi, et tal on 2 osas see väikestel, et on püksid eraldi, särk eraldi ja pusa veel. Muidu on vist, et suurematel on see pusa ja särk on üks komplekt, aga ta on nii väike, et tal isegi nii väikestel ei tehta ja siis ta nüüd see treener siis tõmbleb ja viib õmble juurde ja laseb ära teha lühikeseks. Ja rattal on siis vaja veel väiksemat istet. Rattas on siin ju. Väiksemat istet on peale vaja, see on tal liiga suur. Siis pedaalidele paneb midagi ette, et jalad üle ei läheks, et saab harjutada siis õigesti sõitu. Ja vist veepudeli hoidja paneb veel külge tema. Ja vist istme seebib ka ta ise. Et siis on nii. Ta ise valis ratta välja, Declatonis sai, et mina ei tea, 180 € vist. Et ajab asja ära praegu ja jah, nüüd saab hakata käima seal. Et 3. november on esimene trenn ja siis 2 korda nädalas. Et täitsa okei. Vaata, mis saab. Ja korras. Kõik. Mul ei ole rohkem mitte midagi rääkida. Jep. Ja, ma ei räägi rohkem midagi. Ootame mootorit, järgmine nädal äkki tuleb Suzuki mootor. Ja siis saab Suzukit teha, kui siin ruumi saab juurde teisi rattaid ära. Oi, siin on palju teha veel. Või palju ei ole. Aga jah, TT-le ei saa jutt läbi. TT-le tellin ka vist ikkagi Prantsusmaalt leidsin ühe. Tellin ära siia selle, sest ma ei saa mitte midagi muud siia teha. Kuna see on kõik üks tükk ja ma ei saa seda tükeldada ja teha ja panna siis siia sobima normaalselt. Et ei ole mõtet. Muidu ma tellisin küll mingi selle ära, hästi odava. Et saaks seda kasutada, siin on pasunud asjad olemas, aga jah, pole sellest kasu. Vadi, lähme tuppa, küsime mida vaja on, mis rattad alla jäävad ja kõik asjad, siis saab X-teega ka asja selgeks. Teeb õlivahetus ära ja ongi korras ülevaatusele, Bulldogi ka ülevaatusele ja siis on korras. Saab ruumi lõpuks juurde. Vot, aga davai, tšau siis.